suur tegelikult langus hakkas meie paralleelekaasa süsteemist, mitte üldse meie kaasa-süsteemist. Kuna siin sai toit nii otsa juba, siis oma tehnoloogiaga suudeti siis tulla siia meie süsteemi ja noh, tegelikult tuldigi meie süsteemi läbi Orioni. Orion on see vahelüli. Orion oli alguses ju kõik orgaaniline puhas keskkond ja Orion kangutati ära, võeti üle. Täielikult hävitati seal enamus päikesesüsteemi, kõik planeedid, kõik asjad. Seal käis ikka täielik tähtede sõda. Ja nüüd lõpuks see draama siis on peegeldunud ka meile siia alla. Sealt sai kannatada Kaia ja sealt sai kannatada Tara ja nii edasi. Siis see on see draama, kosmiline draama, et planeedist on siin, planeet on jah, üks tore osake meil siin, aga draama on ikkagi väga palju suurem ja noh, ütleme see arusaam, et me elame siin mingisuguses maatriksis, eks ole, siin planeedil, et vaja on planeedilt välja saada ja seal ootavad meid ju ainult inglid, eks ole, sealt muud ju ei saa tulla. Et noh, see on siis see nii-öelda New Age'i trikk, eks ole. Et mine kosmoses kõik kuhu peas, et see ei ole planeet Maa, seal on ainult pudrumäed ja piimajõed, eks ole, et seda meile ju peale ikkagi surutakse ja räägitakse siin, et kõik kodanikud, on nad pleiaadlased, on nad artuurlased, kõik, kes sinuga ühendust võtavad, no nad on kindlalt headel kavatsustel, eks ole, nad ei saa ju halbadel kavatsustel olla. Ja noh, ega meil ongi, siin on meil ikkagi usk, eks ole, igasugustesse toredatesse suurtesse peainglitesse. Ja noh, eks on arusaadav, et ega me ei tea, me ei süvene, meil ei ole mälu, meil ei ole väga paljusid asju ja selles suhtes kõik, mida natukene, kellel DNA aktiveeritus on, et tahab aru saada sellistest spirituaalsetest või vaimsetest asjadest, siis see on ju arusaadav, et kui nüüd tullakse ja pakutakse sellist nii-öelda esoteerilist abi, siis see ju pealt näha tundub ju õilis ja ilus ja mis seal siis nii-öelda halba saab olla, aga lihtsalt see on sellepärast nii, et me oleme veel ignorantsed lapsed inimrassina, on ju. Me oleme ignorantsed lapsed veel, me ei ole välja arenenud sellesse, me võib-olla ei ole saanud liiga palju siis neid litakaid või neid õppetunde kätte, on ju. Et vaja on veel saada siis natukene, et kasvaksime sellest nagu välja ja üle, et meil ei ole siin vaja kedagi kõrvalist abi. Meil on vaja lihtsalt teatud asjad teada saada, meis sees on kõik olemas ja siit ülemised kihid, mis on seotud meie enda perekonnaliinidega, toetavad, aitavad meid selles. Et siin ei ole vaja välispiisid abi. Et keegi kuskil suur mõõgaga peaingel Miikal, tal on kamakaksust ausalt. Ta absoluutselt ei koti, kas sa kuskil kukud või lähed või et see inglite teema, see ei käi paraku nii, see ei ole paraku nii ja need igasuguste kaitseinglite peale panemised, olge ettevaatlikud, et see kaitseingel, kellega te siin üritate võib-olla kontakteeruda või siin on igasugused ravitsejad meil ka, olen isegi kunagi neid otsa sattunud, väga, väga ammu muidugi, kui selle infoga veel kursis ei olnud, et kes tuleb sul koju, maksad hunniku raha, ja siis ta tuleb ja paneb sul need 7 kaitseinglit peale, eks ole, kes sul muidu on puudu ja ta ju näeb ära, sul on kõik puudu, eks ole. Justkui nagu sul oma ülaliin ei olekski, tema tuleb ja nüüd paneb, toob sulle kuskilt sealt, ma ei tea, kust ta toob need 7 tükki sulle pea kohale ja ütleb, et näed, nüüd on korras, maksa mulle 5 sotti ja nüüd oled kaitstud. Nende asjadega olgu väga ettevaatlikud, need võivad lõpetada kehvasti. Et sain endalt need asjad õnneks välja puhastatud. Räägime selle kurikuulsa hea pildi ka siis ära, et teil tekiks nagu visuaalne arusaam. Siin on hästi loogiline või hästi oluline on loogika, et meie meel saaks aru, mida me teeme, kuhu me liigume, kus me oleme, miks me oleme, millises situatsioonis me oleme, mis selleks teha saab, et sealt välja tulla. Ja just see läbipaistvus ja ausus on ju. Nii nagu Ash kunagi oma materjalides ütles aastal 2001 mingis seminaris, et ta saab inimestelt väga palju pahameelt, just nagu New Age'i inimestelt ja erinevatelt sellistelt suurtelt egregooridelt ja liikumistelt, et miks sa räägid nii palju negatiivseid asju, mis sul viga on, et räägi positiivsetest asjadest, et miks sa kogu aeg tood esile seda, mis meil kõik nii valesti on. Et ma rõhutan aastale siis 2001 on ju, me ikkagi elame siis sageduslik erinevus tolle aja ja praeguse ajaga, see on ikka üüratu.
et noh, siis tõesti oligi ju see, et siis oligi kogu see inglite aeg ja igasuguste kanalduste aeg ja kõik sellised ajad. Et siis inimestel oligi sellise info vastuvõtmine oli ikkagi väga suur error ja sellist infot too aeg suutsid ikkagi vastu võtta need, kellel tõesti oli see siuke säde olemas vähemalt või kood olemas siis DNA-s, et nad sellise kosmilise info välja kannavad ja saavad aru, et näed, see ongi meie linnude galaktika, see punktiirjoontega kaldus. Omad keskused siin on ju olemas, planeet Maa M3 siin selle konfiguratsiooni peal. Linnude galaktika keskel see värk siin, mis see on? Must auk. See on siis see, mis Fibonacci jadadega tõmbab nendest keskustest blõks ja toob kogu aeg siia keskpunkti selle. Ja siit keskpunktist läheb fantoomidesse. Fantoomide söödaks. Selleks, et fantoome elus hoida, on vaja orgaanilistest keskustest kogu aeg röövida energiat. See käib energiate kaaperdamine. Ja nüüd millest tavateadlased veel aru ei saa, aga võib-olla mingi hetk juba saavad, on siis see, et Andromeda on siis see galaktika, see püsivjoontega ja suuremate Katara keskustega energiasfäär on ju, või galaktikasid. Aru tuleb saada sellest, et linnude galaktika asub Andromeda galaktika sees, mitte kuskil eemal. Ja nüüd see dünaamika on siin siis see, et kui toimus Taara langus, Taara oli ka Andromedas, Taara langus, siis kukuti, Taara oli meil ju tihedus 2, on ju, ta hoidis dimensioon 5, Taara on ju siin, põks, siit kukuti siia, plõks ja teise galaktikasse, on ju. Nüüd, ja kukkumine toimus olemasoleva planeedi info välja. Ehk siis ühe planeedi sisse kukkusime. Me kukkusime Ürta sisse. Ürta on see siin. See suurem sfäär, mis on Andromeda galaktika üks osa. Ainu ta on Andromeda see kõrgem keskus on 9 ja madalam on siis see 3. Ja täna seda teadvustades on võimalik meil linkida ennast nii, et me liigume siit väiksemast sellesse suuremasse. Aga selle liikumine on multidimensionaalselt väga keeruline, raske protsess, sest me vahetame siin mitte isegi ainult galaktikat, vaid me vahetame siin praktiliselt kosmost. Linnude galaktika lagi on 11,5, sest 12 on ära lõigatud. Kui toimub algallikast eraldumine, jumalallikast, ja luuakse galaktilisi süsteeme, siis eraldutakse 12 keskus. 12 keskus jätab ennast puhtaks. Ja see on Lyra Hrammatena, on ju. Mida on siis pushitud New Age'i poolt üle 20 000 aasta? Tõustke ülesse. Et aidataksegi üles tõusta. Linnude galaktika siseselt. Sa saad tõusta ülesse ka anorgaaniliselt. See on see trikk. Ja nüüd ongi see, et sa tõused ülesse tihedust 2, tihedust 3 ja tihedust 4 ja seal on piir ees kõik, sealt edasi ei saa enam. Ja nüüd ongi see, et selleks, et siit välja saada, välja saab siit tegelikult, täna on erand, on ju. See siin on erand, aga muidu üldjuhul ajamaatriksitest välja saab alati läbi keskpunkti ja keskpunkt on tihedus 3 asuv keskus 8, Orion. Ja nüüd ongi see, et hakatakse alla tagasi kehastuma, saadakse aru, et ups, olen hingel küll, aga energiat ei ole enam, teha ei saa midagi. Allikaga ühendust ei ole, hakatakse alla tagasi kehastuma. Ja nüüd, aga kuna Orion on olnud ju ka pikalt, miljonid aastaid üle võetud, sõja järel ainult, siis nüüd on leitud ülesse, vaadatud, et ahah, kuulge sõbrad, ainuke keskus, kes on üldse orgaanikaga ühenduses, on ju planeet Maa ju. Kõik on ju lännu. Ja siit sellest pildist te näete, eks ole, ainukene väike sfäär, mis on täielikult tsentrumis ja joondus olemasoleva suure Andromeda galaktikaga, on planeet Maa. Ülejäänd on juba väljas, välja kangutatud. See tähendab seda, et planeet Maa hoiab veel orgaanilist joondust üldse linnude galaktikas.
ja see, mis see käivitas meeletult suurte kehastumiste vajaduse siia. Sest see on koht, kus saab linnude galaktist välja. Ja see muudab oluliselt ju mängu, see teadmine, et kus ma tegelikult olen, miks ma olen, mis asja ma siin üldse teen. Meie asukoht mõlema Katarapuu suhtes on keskus 3 ja see on tähelepanu keskpunkt. See saab meeletult tähelepanu, sest see on portaal põhimõtteliselt. Planeet on ise nagu portaal, ta hoiab portaali. Ja meil toimus siis Amenti päästemissioon, Palaidorianide tagasiviimine Taarale, see on üks osa sellest. Aga tänane missioon on juba veel suurem kui Amenti päästemissioon. See on galaktiline missioon.